Kuni 26. maini toimuvad suurõppust Siil, millel osalevad lisaks Eesti kaitseväele ka 15 riigi ajateenijad, väisas täna president Alar Karis, kes saabus õppusele Kagu-Eestis korralikus vihmasajus. Kõik paistab minevat nii, nagu on planeeritud. Üle 18 000 kaitseväelase ja reservväelase on siin kohal, nii et see on juba mõjus number. Aga eks õppused sellekski olegi, et ega nõrkusi tugevuseks ei pööra. Siin peab ikka olema tugev ja selleks on vaja harjutada. Ma lähen kõige viimasena ka oma liitlaste või meie liitlaste juurde, aga kuna ma sõitsin brittide helikopteriga, siis ma sain rääkida seal nii Briti suursaadiku kui pilootide kui ka kaitseatašeega, nii et nemad on väga rahul, et esiteks sellepärast, et see looduslik maastik on ju hoopis teistsugune, kui britid on muidu harjunud. Ja ma arvan, see ongi selle ühe õppuse üks aspekt, et nad tutvuvad meie maastikuga. Rääkides liitlastest, siis viimasel ajal on hästi palju kõneainet pakkunud Donald Trumpi väljaütlemised, et tahab viia nii-öelda idaservalt oma vägesid vähemaks, et kuivõrd kindlad me saame nende peal olla, et nad siin olemas on, kui neid vaja on. No kindlad tuleb kõigepealt olla enda peale. Ja siis, kui me enda peale oleme kindlad, siis ma usun, et teised näevad ka, et ei ole põhjust selliseid samme teha. Ja praegu ka mingeid märke ei ole, rääkides ka vastavate institutsioonidega nii Eesti sees kui väljas, et peaks mingi liikumine siit Euroopast väljapoole minema. Õppuse Siil üldjuht on kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo, kelle sõnul on Siil jõudnud taktikalise õppuse faasi. No kuidas sellel aastal Siil on läinud? Meie Siil on olnud ikkagi ette valmistanud muljet avaldav. Meie põllu peal manööritud ükste hulk on ka tavapärasest suurem. Teeme seda oluliselt laiemal alal. Seega me oleme õppinud väga palju uusi asju. Oleme kinnitanud ära oma tugevused, samas ka identifitseerinud oma uued nõrkused, millega meil on vaja tegutseda. Ja selle aasta Siilil on ka väga palju rõhku pandud kogu drooninduse teemale ja võib julgelt väita, et ka selles osas me oleme edusamme tegemas ja õpime iga päev midagi uut. Et suures pildis võib öelda, et see, milleks me õppust teeme, selles osas me oleme kõik tähtsad asjad kätte saanud, aga siin lähipäevadel tuleb veel uusi ja väga olulisi õppimine. Õppusel trehvasime ka kaitseväe endist juhti. Mina näen üsna rahulolevaid inimesi, aga õppusel toimuvad igasugused trikid ja ebaõnnestumised ka. Et ma arvan, et ei ole ta kindlasti halvem kui kõik eelmised, aga mina keskendun oma eksperimendile ja ma suurt pilti väga palju ei tea. Muljed on siuksed rahulikud, ilm nagu ikka, vastad jalaväelasele, et vihma ja tuult. Kas ja kui palju uut õpitakse? Ikka tuleb uut. Mul ongi teenistuses peaaegu 10 aastat möödas juba, et isegi õpitud vana on juba uus. Et relvastus, tehnika, meie nüüd küksus sai ju soomustehnika ka, et selle õppimine, sellega majandamine, et see kõik vajab kindlasti teadmist värskendamist.